Jaa, no kui ma intellektuaalomandi helikujunduse nii-öelda palve muusikat teha sellele või helikujundust teha sellele sain, siis vist algas sellest, et tegelikult Virgo, sina näitasid mulle neid visuaale. Tegelikult alati üli tähtis see, et sa näed seda visuaalset esteetikat, et kuidas seal olid need punktiirid, mis jooksid ja üpris selline must-valge, hästi minimalistlik on ju. Ja mis mulle tekitas ka mingi kindla emotsioon, et ta võiks olla pigem selline siis pragmaatiline või nagu kalkuleeritud, üpris nagu selline hakitud või väikestest soundidest tehtud, et seal ei oleks mingit suurt, mingisugust emotsionaalset kaart, on ju. Ja seda tehes mul oli tegelikult see meloodiline materjal, see kitarrikäik jällegi on, ma arvan, aastast 2016-17 üks demo. Ja kuidagi see käik tuli meelde mulle sellega, sest see on ka see, tak käib. Samamoodi nagu need jooksid. Miks on hea portfooliot hoida korras jällegi, et sa ei pea alati nullist tegema, vaid et mul on tegelikult materjal olemas, millest ma ei ole valmis teinud ja ma saan seda kasutada nüüd, sest see sobib siia. Ja siis ma hakkasin sinna proovima ja tõesti mul üks hetk tekkis idee, et kuna sa ütlesid, et see intellektuaalomand ei ole ju ainult muusika, vaid et see on kirjakunst, film, kõik need muud asjad ka, mis mul praegu lihtsalt ei tule pähe. Siis mõtlesin, et huvitav oleks, et kui läheneks sellele mitte niimoodi, et nagu muusik, vaid et siis nagu justkui helikujundajad, et seal ongi, et seal on need trükimasina, klõbinad, mille ma siis panen nagu rütmi, mis seal klõbistavad. Seal alguses läheb kohe üks filmirull käima nii-öelda, mis hoiab nagu ka sellist drooni seal. Ja mingid raamatukrabinaid ja siis on nagu muusikalistest instrumentidest on siis on ju kitarr ja klaver, kerge nagu selline sillerdus. Aga see minu jaoks tekitas sellise nagu laheda mõttepilve selle asja ümber, et justkui, et see on nagu intellektuaalomand, see on hästi mitmetahuline või hästi palju hõlmav ja et just selliseid nagu väikseid detaile nendest tuua nagu kollaaži teha.